väike fit check. Bitch is back in town! No nii, tere hommikust. Ma olen juba Hugo lasteaeda viinud ja siin arvutis toimetanud ja siis ma mõtlesin, ma teen ennast koos teiega valmis ka. Täna õhtul kell 9 ma lähen tööle. Hugot ei ole see nädal, seega homme ma saan magada normaalselt. Aga mõtlesin, teeme soengu ära, ma panin endale juba seda maski panen alla, kuna ma tahan täna slickbacki teha. Meil on vaja palli veres käia, veel üks tiir teha, viimane. Siis lähen kinno, vennal on mingi tasuta pilet, lähme kinno. Venda ise pole Eestis. Teed rääkisin kõik jutud ära nüüd ju. Teeb siis ennast natuke korda. Ma näitan teed, mis situatsioon mul siin akna peal ka. Hästi puhas. Siin on kõik juukse asjad. Siin kõik näost. Oh no. Kohv oli puudu. Nii. Panen ennast valmis. Ma tahan teha slickbackist, täna on mitmetes kohtades käimist ja ma ei taha iga päev ka siin pead pesta. Kuidagi läheb praegu ruttu. See pea mustaks. Nii, kas me suudame 2 asja korraga teha? Ma panin maski. Slickbackiga on see, et üli palju läheb lakki ja see ei püsi, siis ma maskitan enne. Siis ma panen peanahale seda, mis tavaliselt pannakse peale pesu tegelikult. Vaba, mingi peanaha seeru. Panen seda, et võimalikult vähe seda laki java jõuaks mu peanahale ja juuste karva sisse. Saaks selle kolimisega ühele poole. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma vist varsti siis räägin ka, mis see tööalaselt millega ettevõte põhimõtteliselt tegeleb. Kuna ma teen praegu case studies'id alles, ma tunnen, et on nagu mõttetu rääkida. Kuna ma olen ise startupi maailmas olnud ja ma tean täpselt, mis on nagu järgmised sammud, mida teha, siis võtab natuke aega. Ja ma ei taha investorite raha, nii et vähemalt mitte praegu. Nüüd panen veel seda. Nurme kastroloili. Nüüd ma saan aru, miks nad teevad seda. Nice. Ma tean nii rahulik, et ma ei suudagi vist mitut asja korraga teha. Nii, kamm. See kõik kammid, jah? Vaata, mis seis on. Siis ta on juba siuke õlikas. Väga hea. Patsi, kui ma läksin ikka tuua kohe. Tõmbaks see peegli, mis mul on seal siia tooma äkki. Me teeme praegu sonksi, mis peab siis vastu pidama kuni 5 hommikul. Yes. Ma lähen käin peeglis, vaatan ka, mis seis on. Toob näo ka kohe nii, nagu oleks protseduuril käinud. Aga teeme selle näo ka korda siis. Õliga täie nii, tõmban lakki ka. Ostsin mingi Krossi poest teile. Täitsa lambi. 1-2 euriga mingi laki. Selles ma panegi nii palju muud produkti ka alla. Ma ei taha. Ui, kui hästi see lõhnab. Oh my god. Umbes 30 centimeetri kauguselt. Mingi niimoodi. Niimoodi lastakse lakki. No. See on mingi norm lõhn. Tore. Kindlalt kohvi sisse ka. Nii, esimene asi, mis läheb näkku, on Ordinary. Mul ei ole kaamerat, on ju. See on meie armas iPhone. Tahaks nii väga minna kulmega lamineerima ja ripsmeid. Nüüd on vist mingi 3 kuud äkki möödas viimasest korrast. Aga põhimõtteliselt ma ei tea, milline mu nädal välja kujuneb nagu lõpuks. See ka päris huvitav. Mis saama hakkab. Siis ma panen seda pempanteeni. Ja see rutiin on minu näonaha täiesti kord teinud. Ma olen vahepeal siin rämedalt pidu pannud, igasugust saasta söönud. Et mitte, et see oleks nagu juhu söögi sitta, vaid pigem see, et arvestades olukorda oleks võinud palju hullem olla. Aga ma ei break outinudki otseselt väga hullult kordagi vist. Ja, sisemiselt oli ainult. Mis on ripsid. Täiega vaja, et kulmud sheibiksid mu nägu veits. Viimane, põsepuna, tšüke, täitsa, ma ei tea, suvaline. Ja siis ma teen alati niimoodi. Palju. Siin ikka veel minu käes. Kes vaatab, kes teab, see teab. Pigu palju. Siis ta on siin valguse käes, siuke tunne nagu nii palju lihtsalt. Tõmban ka veel kätega, ninast veits üle. Teda jääbki päris palju. Mul on räme blush blindness. See on nii ilus minu meelest. Nii, ja nüüd kulinad. Okei, ma ei tea, kas ma rohkem tahan panna. Siin on nii palju tatoveeringuid. Peaks siis selle käima üle tegemas. Natukene õrnalt, et see matchiks sellega. Kui muidu olen valmis ainult riidisse panna. Ma ei viitsigi tegelikult kinno minna. Nii et lähme otse Palliver, tassime oma asjad ära, saame sellega ühele poole. And move on with our lives. Täna on juba päris hea vibe, täna on päris mõnusat content saanud ja ma tunnen ennast rohkem iseendana, eks seda on näha, aga kriminaalselt, mis on tegemata, kuna meil on nii palju kohvi, on hambad vaja ära pesta. Let's go do that. Minu 7. selline rutiin. Ma teen seda enne igat põhimõtteliselt hambapesu, sellepärast et
ma kujutan ette, kuidas ma nühin seda sitta, mis tuleb selle masinaga välja, muidu hambaharjaga lihtsalt endale sinna haigedmite vahele ja mu aju ei suuda seedida seda mõtet. Vaatasin, et minna seda pärlipesu tegema, sest mul on seal hüvitist mingi 105 € ja siis hakkad broneerima nende lehtede peal selle hambakliinikute lehtede peal ja siis seal on ainult broneeri, hinda pole, aga broneeri. siis on mingi, how many money do you want? Olemas! Issand, ma nüüd eile teha selle update'i klipi, ma nägin nii hea ja varsti välja. Aga eile läks niimoodi, et ma läksin Paliverre ja siis enne tööd ma ei tahtnud jätta mingit nagu lolli auku koju jäämiseks. Nagu mingi paar tundi enne tööd, et siis sealt kohe istud maha ja vajud ära ja siis ei viitsi mitte kuskile minna. Ma käisin Nele juures, tegin kohvi. Käisime korra passus, filmisin veits contenti, ta sai hingata veidi värsku käes lastest. Ja siis ma käisin veel vanemate juurest läbi, võtsin veel mingid asjad peale ja siis jõudsin mingi 7:30 koju, võtsin asjad, läksin tööle, jõudsin koju mingi kell 6 hommikul, magasin, ärkasin mingi kell 2 ja siis nüüd sain teada, et ma olen täna veel tööle, ehk siis nüüd ma olen siin mingi kohvi joonud. Ma pole kunagi olnud sealt valmis toitudostja Prismast või kuskilt poest ja ma ostsin seal mingit pesto salateid, makaronisaati endale ööseks, ma ei jõudnud seda ära süüa. Ja see on päris hea. Mul on vaja nii palju kokku saada, et ma saan oma ettevõtte ära luua ja siis ma saan arveid hakata esitama ja siis on juba kõik hästi. Siis on juba mõnus olla. Tere hommikust. Magasin jälle nii kaua. Kui ma jäin vist suht hilja magama ikka, pool üks. Ärkasin kell 11. Silma alustan normaalselt tulendat. Mul pole pesuresti veel praegu siin. Mul on mustlase kodu. Kas ma olen nüüd viimase aega praegu nüüd nii palju maganud? Magasin eile päeval. Siis, mis ma täna teinud olen, on kohvi kõrvale saatnud CV-sid välja ja siis follow up'in nendega, tööpakkumistega, mis mul on, või mingite soovitustega või pakkumistega, mis mul on tulnud nagu postkasti, sest see öötöö mulle nagu meeldib ja ma tahaks seda jätta. Muidu mõtlesin, see on siuke vahepeatus, aga tegelikult see on päris tore, et jätta see ka ja siis võtta poole kohaga nagu kõrvale midagi, see oleks tore. Et vaatame. Siis ma sain täna uue meili, et mul on ainult üks järelmaks või 2 ja üks on Estoga ja ma ei saanud Estot maksta mitu kuud praegu. Ja siis nad saatsid mulle selle nõude, et 9 päevaga vaata maksa ära see mingi 2200 €. Et me teeme sulle suhtustust. See kirjutasin neile vastu, et mul puudub sissetulek, mis mu variandid on. What can I do? Ma maksan täpselt nii, kuidas ma jõuan ja kui hakkan jõudma of course ma maksan, aga lihtsalt praegu ei ole võimalik ja siis see on juba hüsteeriliselt naljakas. Siuke tragikomöödia nagu praegu veits. Ja siis ma saatsingi veel CV-sid välja mingitele töökohtadele, selles suhtes vaikselt. Aga esimene lükkel teha ära oma ettevõtte, sest sealt tööst pean arveid esitama hiljem. Aga muidu on täitsa mõnus, et on siuke päev, et ma pean midagi tegema. Mul tekkis järsku mingi shame. Mis asja. Täna ongi kodupäev. Üritan siin pesu ära panna ja koristada veits ja siis veel asju ajada, et saaks more money. Muidu täitsa hea olla juba. Ammas on põletikus, sõps ma veits paistes ja siuke ma arvan, et mul on olemine ei ole kõige parem. Ma olen siin üks hammas vaja ära vahetada, millest ma olen juba ammu rääkinud ka ja nüüd ta annab vahepeal tunda. Õnneks ma üsna tihti praegu, või mul on see rutiin, et ma puhastan selle masinaga enda hambavahesid. Mul rutiin on ülipaiga, siis see valu ei ole kogu aeg seal, kuni ma saan siis teha selle, et ma saan selle hamba välja vahetada. Et ma saan teda veits maintainida, et see puhastada ja nii. Aga ega siin väga pikka pidu pole. Täiesti haige. Mis situatsioonis ma olen Nii haige, et ma ei saa. Aga mida ma täiega naudin ja mis teeb mind rõõmsaks on see sisuloome, et mul vähemalt kreatiivsus ei ole surnud Kui kõik muu on surnud, siis creativity on täiega seal ja tavaliselt on vastupidi, et kui mul läheb professionaalselt üli hästi ja kõik see, siis loome kaob täielikult ära, ma ei oska midagi jagada. Aga ma olen ka nüüd saanud selles suhtes paika oma mingisuguse suuna, ma tunnen sotsiaalmeedias, et mida ma jagan, et see on põhiliselt mu stiili, siis mu auto baasil, issand jumal, mul oli allergia. Äkki ongi üldse allergiline reaktsioon need silmad praegu. Veel linad ära vahetama, sest see lina, mis mul praegu on, võtab kassikarvu täiega külge, nagu vaatasin. Ma pean ära vahetama. Et on more focused. Ja ma tunnen inspiratsiooni ja ma tahan jagada ja mul tuleb nii palju contenti ja TikTok on mu view'd täiega praegu maha pannud ja ma ei viitsi enam teha iga kord neid controversial videosid TikToki, kus ma räägin mingit debiilsust ja siis ma tean,
et ta viskab, rage bait'id on ju, siis ta nagu viskab view'd üles korra ja see on nagu tore, aga ma ei taha, et ainult nagu mingid lollid videod lähevad vairaliks, siis mind tuntaksegi ainult nende idiootsete väljaütlemiste pärast. Aga also ma ei taha midagi liiga tõsiselt võtta nagu. Not that deep. Mina täna öösel näiteks olin rämeda hambavalu küüsis ja lähen praegu hambaarsti juurde. Hea uudis on see, et sõbranna viib mind täna välja. Natuke tuulutada kogu selle virvarri keskel siin. Mingime hambaarsti juures, teeme paar tööasja ära ja siis lähme juba, lähme koju, siis me lähme välja. Mu hambavalu on nii hull ja see valuvaigisti on ka nii hullu maitsega, mis nad andsid, ma sain antibiootisid peale. Käisime Kaisa Ülemistes, võtsime mingid asjad. Nüüd chillime, Kaisa joonistab endale puusa peale seda hennat lillekest, et teha endale väga sexy. Ma saan näidata kaamerast, see on nagu siuke mingi child porn vibes. Käisin vist puusa peale ka. Siis ma täitsa nagu deliriumis, käisime chopsticksis söömas ka ja deliriumis, sest valuvaigistis. Tegelikult seda võis 24 tunni jooksul ühe võtta, nüüd ma võtsin teise järgi, sest mitte midagi ei mõelnud, siis ma surusin ka siia hamba sisse. Ma loodan, et see aitab. Ma veits näpin. Proovin pikutada lihtsalt. Ja siis on juba pidu. Igatahes ma olen ennast valmis teinud ja me lähme täna välja sõbrannaga. Ma pole ammu Tallinnas väljas käinud, nii et Davai, tšau! Mis asi see on? Aitäh! Hello! Ma olen laupäevast esmaspäevani põhimõtteliselt maganud ainult. Ma olen ikka veel hull tuim. Käisin hambaarsti juures reedel ja siis muidugi ma julgesin välja ka minna. Ma käisin väljas ka peol ja see pidu läks pikaks ja vist magasin ja valutasin oma hammast ja see on terve aeg on tuim. Ma ei saa aru. Pole varem sükst asja kogenud. Ka see valuvaigisti oli tõesti nii hull, et ta lihtsalt tuimestab. Aga ta ei võtnud otseselt valu ära. Ma antibiootsid on peal nüüd õnneks. Kõik saab korda. Ja, kui hambaarsti juures käin. Nii haige. Anno. Täna ma kohvi tasin võib-olla auto teeks. Hugo tuleb. Ma olen nädal vaba. Ootab. Täna oleme siin Hugo kodus olnud ja rohkem emme asju teinud. Iu! Ütle tšau vlog! Tšau vlog! Ja nüüd me lähme Prismasse. Midagi on sealt vaja. Mina üldiselt Hugot poodi ei tassi mitte kunagi. Aga ma mõtlesin, et täna lähme las tal olla ka fun ja andsin talle vaikselt hakkab harjutama, et tal on mingi raha. Ma tean, et see on vara, aga et ta harjutab, et ei tekiks sama asju, mis mul on ju. Et õpiks juba varakult. Ja siis ei ole seda, et annad alla, vaid sul sa raiskasid kõik ära, siis on kõik otsas kuni järgmise korrani. Pole minu mure. Vot. Aga huvitav jah. Ta on üldiselt tegelikult ülitubli, et ta mingi võtab lihtsalt, ütled, võtta üks asi ja siis teist võtab selle ühe asja poest. Aga, kas lähme? Jaa. Let's go siis. Hai. Kas sa oled riides? Jaa, vaata mind. Okay, let's go. Let's go. Ma tahan ka. Oh yeah. Nüüd on õnneks kui öeldud, et ma kolin välja ja nüüd on mul vaja ühe korra ikkagi veel käia, natuke asju ümber tõsta ja siis ongi sellega ühel pool. Rahaasjad said ka praegu natukene mingit eased out momenti. Me paneme kummarit tibu. Kui sa tahad selle tõuksiga minna, siis see praegu on märg õues. Pane need kummarid jalga endale. Ma ei taha panna. Õues on märg. Me lähme tõukerattaga, pojakene. Aga siin on need tussud. Ma tahtsin panna need tussud. Ma tean, sa ei jõua teil. Suvi tuleb, niikuinii me jõuame nii palju nende tossudega veel käia. Aga praegu kui on vihmane, siis vaatame, et me ei jääks haigeks. Et meil oleks jalad kuivad. On ju? Tubli. Tubli poiss. On ju ilusti rääkides, saab asju ajada küll. On nii või? Paned jalga. Pane jalga. No jookse jope sisse siis. No Tõnise, let's go.
mine teeme, kohe tulen, võtan su peale. Ühesõnaga me tulime sööma, jumal tänatud, et meil on kodu lähedal Prisma 24/7 ja siin on see toidukoht, kus sa saad päris toitu. Mitte, et ma oleks midagi söönud, aga Hugo saab siin selles mänguplatsis mängida. Ostis endale mingi mänguasja ühe väikse. Nüüd me oleme varsti koju. Täna vaatasin jalgpallitrenni ka Hugole, et kui keegi teab, siin Sikupilli kandis, siis hea meelega paneks Hugo trenni, aga need võiksid alati peale 5 millalgi. Et ta jõuab seal lasteaias ära olla ja siis minna. Kadavai! Kõige näikum see, et ma olen nii vaen olnud. Ma ei mäletagi, et ma olin tellinud endale midagi, kui mul raha oli. Ja nüüd mul on Omnivas mingi pakk. No nii, mõtlesin, teen selle unboxingu ka. Ma on esimene päev, kus mu hambavalu on nagu, et ta nüüd jälle hakkab, ma tunnen, ma hakkan ära väsima, aga et mul on täna hea tuju on. Nii, okei, mida ennast. Siin Eesti Panga, ta on LHV ja midagi veel. Niisugune vibe. Siin on mingi kleeps. On minu tume sinine kaart. Ja kõik nagu mulle meeldib, et see nimi ja kõik on nagu suht nagu, et sa ei näe ka otseselt midagi siit. Tundub ikka veits odav nagu. Anyways, nagu siuke cheap. Chicken ära ülitatud vist. You cheap motherfucker. Give me your American Express. Okei, nii. Jälle hakkab vaata. Juba tuleb sisse, kui hea olla. Aga, äge. Ma vaatan, kas ma hakkan seda kasutama. Ilmselt hakkan. Ma ei saa aru, mis see nagu 4-kohaline number siin kohe taga on. See ei saa ju olla ometigi parool. Või see ongi kaardi number. On 4-kohaline. Või siis on need kaardi päris detailid äpis. Ma hakkan jõudma sinna ikka. Jah, davai. Tšau.